Tere kuulama Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on mul suur rõõm tutvustada meie haigla uut õendus- ja kvaliteedijuhti Ragne Varblane. Tere tulemast! Tere, mul on hea meel siin olla. Sina oled meil eelmise aasta lõpust juba seltskonnas küll ringi liikunud ja tööd teinud, aga sinu palvel me natukene lasime sul sisse elada, et sa saaksid ettekujutuse üldse sellest, mida see tööelu Valga haiglas endast kujutab ja et sa saaksid ka rahulikult oma mõtted reastada. Alustame ka sinu tutvustamisega, et mida sa enda kohta soovid öelda? Minu õekarjäär, kui võtta niimoodi, on alganud ikkagi Tartust. Ma ise olen põline tartlane ja kuigi ma olen siin vahepeal elanud üle Eesti erinevates kohtades, erinevatel põhjustel, siis kõik teed viivad Tartusse. Sinna ma tervishoiu kõrgkooli õendust õppima läksin, et kuigi mul ei olnud otseselt seda, et kindlalt õendus, ma tegelikult olen ise sporditüdruk, Audenteses judo eriala lõpetanud tegelikult, et siis oli niisugune füsioteraapia ja see kehakultuuri osa mul nagu suurem eesmärk kunagi, aga õenduse juurde ma kuidagi juhuslikult jõudsin niimoodi, et kui ma seda õppima hakkasin, siis ma sain väga kiirelt aru, et see on õige ala mulle ikkagi ja see on see, mida ma teha tahan. Sa töötad samas ka Tartu Ülikooli kliinikumis, sa oled intensiivravi osakonnas õde. Ja ega tegelikult ma arvan, et isegi enne kooli lõppu ma juba teadsin, et intensiiv on see, kuhu ma tahaks tööle minna. Et kuidagi erinevatel põhjustel on see mind paelunud, kindlasti see, et erakorraline siuke, samas kõik on väga hästi paigas, tehnika on väga põnev, et seda ma teadsin juba enne kooli lõppu ja kuna ma käisin Saksamaal, ühes ka ülikooli haiglas tegelikult nii-öelda intensiivis oma mingi praktikat tegemas, siis ma teadsin, et tahaks Eestis seda kindlasti proovida. Oma lõpupraktika ma tegin tõesti ülikooli kliinikumi 3. intensiivis ja nemad mind siis ära võlusid ja sinna ma jäingi jah. Et ma tegelikult abiõena töötasin ka nefroloogias natuke, aga kuna intensiivi eesmärk oli, siis 3. intensiivi ma jõudsin ja ma kindlasti natuke tahan ikkagi nii-öelda kiita ka ikkagi seda 3. intensiivi väga, et see on see, kes mind on inimesena kujundanud just selles osas, et milline juht ma tahaksin olla, et ja milline minu meeskond või üldse meeskond võiks olla, et ikkagi kogu selline haiglatöö puhtalt on ikkagi suur meeskonnatöö, et see on see, mis on minu siuke nägemus üldse. Ma tean, et ma saan hakkama nendes olukordades ja üks minu teine põhimõte on alati olnud see ka, et ma ikkagi tahan alati areneda kuhugi. Ja kuigi 10 aastat mul intensiivis toimetatud on, vastutav õena sealt suure osa, et siis seal on väga palju häid inimesi ja ma tundsin, et kui nüüd selle uue ameti peale tulla, et siis see kindlasti oleks võimalus panustada ka, et vahet pole nii-öelda, kas sa oled Tartus, Valgas, et ikkagi sa panustad ja see panus on oluline kogu elanikkonna jaoks ikkagi. Ja. Kuidas sul üldse siinne sisseelamine kujunes või missugused olid võib-olla sinu kõige suuremad hirmud, ootused, eks meil ikka on ju teatud elevus, kui me läheme uude kohta ühest suure haiglast tulla väikesesse maakonna haiglasse ja otsejuhiks? No just, ega see oligi kindlasti, ma teadsin, et see ongi teine maailm, et see mõte käiski läbi ka, et olekski väga hea teada, kuidas väiksemad haiglad üldse toimetavad, et ega maakonna haiglad on tegelikult väga olulised. Esimesed mõtted üldse, kui ma tegelikult Valga haiglasse jõudsin, oli ikkagi see vau-efekt, et appi, kui tublid inimesed siin on, et tegelikult suure haigla suur eelis kindlasti on see, et väga palju inimesi, aga ja ülesanded on hästi jaotatud ja hästi paljude inimeste vahel, siis väikse haigla tugevus on kindlasti see, et kui võttagi näiteks puhtalt vanemõed, et mille kõigega nad tegelevad ja et siin peabki ühel inimesel olema väga palju ülesandeid ja ongi inimesed väga tublid ja see ongi, ma arvan, et see suur tugevus, millega väiksemad haiglad nii-öelda toimetavad. Sinu jutust saab nüüd küll aru, et sa oled hästi hakka ja sa
töötad intensiivis Tartus, juhid Valga haiglas õendust, sa annad veel ka koolitusi, ilmselt tegeled jätkuvalt ka judoga, aga ma olen täiesti kindel, et sul on peas ka juba mõned plaanid või mõtted, kuidas sa Valga haiglas oma positsioonil esimesi uuendusi ette võtad või samme astud? Jaa, tegelikult ega kui tundub, et on väga tihe graafik, siis number 1 on ikkagi mu uus ametikoht Valgas, et judo on selline asi, kus ma olen küll treenerina toimetanud ka, aga sellega nii palju enam ei tegele, aga Valga on ikkagi põhieesmärk ja põhifookuses, et kindlasti siin on juba väga hea meeskond, et kõik noored ja kõik nii-öelda kogenud inimesed, kes siin nagu selle meeskonna moodustavad. Asi ei olegi ainult selles, et mida mina võib-olla tahaksin teha, vaid ikkagi põhieesmärk on see, et mida need, kes siin juba töötanud on. Et kuidas nemad näevad, mida oleks vaja muuta ja sellega seoses tegelikult, eks see tuleb jooksvalt kindlasti välja, et mida on vaja kõige rohkem teha või kuhu panustada, aga kindlasti see, et kuna meditsiin on nii kiiresti arenev, ja väga palju toimub kogu aeg, et see osa, kus ikkagi kogu see kaasaegne raviinfo jõuaks tegelikult töötajateni, et seda kindlasti kuidagi paremini arendada või mingit sellist teadussüsteemi luua, et inimesed pääsevad ligi sellele, mis iganes, kas lugeda või kuidagi töösse võtta, et see on põhieesmärk, et üldse oleks see info kättesaadav ja hea inimestele. On minulegi üllatuseks tegelikult juba väga-väga palju projekte Valga haiglal käsil selles mõttes, et kogu see Läti programm, piiriülest nii-öelda teenuseid pakkuda, kui rääkida see, et ikkagi eesmärk on, et ravi oleks patsiendi keskne, patsiendi ohutus on kõige olulisem, lisaks sellele, et kogu ka see ravimeeskond tunneks ennast hästi, siis tegelikult eesmärk on ikkagi patsiendi ohutuse arendamine, ma arvan, on see kõige olulisem võtmesõna. Ja kindlasti suur mõte, mis tegelikult on ju kogu Eestis, on see ikkagi järelkasv, et see ei ole ikkagi ainult ju väiksemate haiglate probleem, et see järelkasvu teema on kindlasti suur, mis on nüüd eesmärgiks ja esimeste mõtetena kindlasti peas. Sa oled noor inimene. Kui lihtne või kui raske on olla sinu vanuses juht? Ma olen tegelikult selle lühikese ajaga aru saanud ka, et üle Eesti on hea tugi olemas ja õendusjuhid erinevates haiglates toetavad üksteist, alati sa saad küsida ja kui on nii hea meeskond, nagu meil siin Valgas on ikkagi, et ravijuht ja nii edasi, et siis tegelikult pigem tunned, et ikkagi on tugi olemas, alati saad inimestelt küsida, et selles mõttes ma ise olen väga avatud, et kui on midagi, millega hakkama ei saa, siis alati on kuskilt ikkagi küsida kellegi käest, et sellepärast ma ei muretse, kõik on õpitav ja oluline on, et oled üldse huvitatud sellest, et inimesi juhtida, et see võib-olla on see kõige keerulisem, et kui ükskõik mis vanuses siukse ametikoha peale asuda, et siis nii-öelda huvi meeskonda kokku tuua ja arendada, et ma arvan, et see on kõige olulisem, et see oleks olemas. Et siis on juba, ma arvan, täitsa hästi, ükskõik mis vanuses. Eks kindlasti nii, kuidas olukord nõuab. Mis sind praegu sinu ametis kõige enam inspireerib? Inspireerib see, kui näed, et su meeskond areneb ja kindlasti ka see, kui näed, et patsient, ma ei tea, on päästetud, et kõige lihtsam näide intensiivist võtta, et on elustatud, väga raskest olukorrast välja tulnud ja siis ta järgmine päev räägib oma lähedastega juttu, et see on ikkagi siuke olukord, kus sa saad aru, et su töö on oluline ja ma tunnen, et ma teen õiget asja ja ma arvan, et see inspireerib kõige rohkem, et ma olen õiges kohas. Kuidas üldse ennast taastad? See tasakaalu leidmine ongi, ma arvan, kõige keerulisem kindlasti, ma arvan, et enamik meedikutel eriti, ma arvan, need, kes minu põlvkond on ja vanemad, eks nemad kipuvad väga palju üle töötama, on ju. Et nooremad on need, kes saavad aru, et on muud elu ka. aga tegelikult ega põhiline ongi, et leiad aega kindlasti liikumisele, spordile. Kui sa mõtlesid seda, et nagu muud sükest vaimset ja füüsilist tervist hoida, et tegelikult looduses käia, ikkagi pere ja sõpradega aega viita, et sa saad korra välja sellest nii-öelda tööasjast, töömõtetest, et
nüüd ongi, ma olengi aru saanud ka, et see ei olegi nii lihtne, kui sul ikkagi nii palju ideid, mõtteid, muresid nagu on uue ametikohaga, et see välja lülitamine tundub kõige raskem, aga kui lähedki tegema seda, mis sulle meeldib teha, näiteks mulle siis ikkagi looduses käia kindlasti väga palju matkajad reisidega vaatab, kuidas uue töögraafikuga õnnestub aga kokkuvõttes et nagu väga julmalt peab võtma selle aja. Aitäh sulle, Ragne, tänase vestluse eest ja jõudu ja edu sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele. Jaa, suur aitäh!